Tere, Rene Kokk, et sa oled EKRE fraktsiooni Riigikogu liige ja oleme täna sind palunud siia, et sa teeksid ülevaate kevadisest istungjärgust. Et jaanuaris ütleme niimoodi, et poliitika aasta hakkas küllalt tormiliselt, eks ole, et valiti Ameerikas uus president ja et kas Riigikogus oli kevadistungjärg sama tormiline? Tere, head vaatajad! Ja tunnistama, et eks nii Eesti riigi kui maailma vaates on olnud väga keeruline ja raske aeg, et kõik need erinevad julgeoleku aspektid, mida me näeme siin, kui me suuremas pildis vaatame nii Euroopat kui maailma tervikuna, aga Eesti vaates kitsamana siis kahjuks selline märksõna, mis mulle kohe nagu meenub, on see, et meie valitsus ei hooli meie oma inimestest ja ettevõtjatest, et kõik need eelnõud sisuliselt, mis on läbi surutud, ei vaata kuidagi ja ei ole suunatud Eesti rahva ja Eesti inimeste teenimiseks ja see on nagu see märksõna, mis kahjuks mulle sellest kevadistungjärgust meelde jääb märksõnana. Jah, et sa oled alati Riigikogus nagu hoidnud kätt pulsil nendel teemadel, millega valitsus on kogu aeg tulnud välja ja inimeste nagu siis toimetulekut raskendanud, et olgu siis selleks, eks ole, need käibemaksud, toidukäibemaksud, elektriaktsiisid ja kõik, et ollakse vastu, et ja automaks selle eest sa oled nagu hästi südikalt seisnud, et kui raske see võitlus on nagu niimoodi, et kui raske on seal üldse nagu rahulikuks jääda? Tõsi, peab tunnistama, et on ikka aeg-ajalt sellised momente, kus peab ikka pingutama. Kui sa nagu näed, et minister tuleb mõne eelnõuga või ka infotunnis rääkima sellist juttu, millel on reaalse eluga nagu väga vähe ühist, siis tõesti tekib küsimus, et mille baasilt te need otsused üldse vastu võtate. Ja läbivalt ma näen seda, et tegelikult meie tänased juhid ei vii ennast kurssi või tegelikult ei saa aru, mille üle nad otsustavad, et see on läbiv joon, et kahjuks minu arust ei suhelda piisavalt nii inimestega, ettevõtjatega ja kui seda tehakse, siis ei kuulata, mida nad räägivad, et me kuuleme järjest seda, et siin oli ju suur ettepanekute kogumise kampaania, kus ettevõtjad said siin 450-500 ettepanekut teha, kuidas bürokraatiat vähendada ja nii edasi. Aga see ei ole midagi uut. Et see on üks selline PR-kampaania, mida juhid välja tõid, tänased Eesti riigi juhid, aga tegelikult seda sisendit on antud ettevõtjate poolt aastaid ja aastaid. Aga kui seda ei kuulata või kui kuulata majandusteadlasi, kes räägivad, et majanduslanguse ajal maksutõusud ei aita kuidagi riiki välja sanktsioonist, siis mitte midagi teha pole. Kui need, kellele on antud otsustamisõigus, ei saa aru või võtta vastu need otsused, mida antakse, siis lihtsalt nii nürimeelne, kahjuks pean nii ütlema, kui see on, mitte midagi paremaks ei lähe ja me näeme seda järjest ka erinevate reitingute pealt, mis näitab Eesti majandusindeksit, siis meil ei lähe midagi paremaks, sellepärast otsused ei tehta õiged. Jah, et reitingud on tõesti Eesti 200-l, eks ole, allapool arvestust kogu valitsusel on, aga nende selline upsakus ja üleolek on nagu ikkagi tähelepanuväärne, et kui ta näiteks sa küsid infotunnis konkreetse küsimuse, ega sa ju vastust ei saa. Jah, ei vastata ja tihti on see, et ega tegelikult ei ole ka vastused, et me näeme ju iga sammu seda, et ei ole sisulistele küsimustele vastuseid. Et me saame aru, et opositsiooni ülesanne on alati olla kriitiline ja küsida. Ja seda peab ükskõik, kes siis parasjagu võimul on, peab aru sellest saama, et see on ka opositsiooni ülesanne, tuua neid murekohti välja ja saada vastuseid, aga vastuseid me ei saa, et see valdav suhtumine on selline, et meil on jõud ja meil on õigus. Aga see on omaette aspekt, mis sa välja tõid, et olukorras, kus koalitsiooni toetus on seal 17% ligi, 17-20% vahel, eks, ja üks erakond sisuliselt on seal 2 ja napilt 3 vahel, siis see on käsitlematu, et tegelikult meil on viimane aeg mõelda, kuidas üldse kogu protsess peaks hakkama tulevikus käima. Et praegu ei ole tegelikult teist lahendust, kui peaks olema erakorralised valimised ja Euroopas on näiteid, kus valitsuserakondade toetus on mingil põhjusel nii madalaks läinud, siis seal riigimehelikkus lihtsalt on see, läbi mille tullakse ja kutsutakse esile erakorralised valimised, sellepärast, et tegelikult rahva mandaati ei ole.
Just, et lisaks sellele, et sa oled väga nagu südamega teed oma tööd Riigikogus, et sa oled ka siis majanduskomisjoni ja korruptsiooni erikomisjoni liige ja ühel siis Nordicaga seonduval erikomisjoni istungil sa tõid välja, et see ei ole mitte kuidagi aktsepteeritav, et Nordica pankroti siis raport ja aruanne on salajased ja nõudsid selle avalikustamist. Et kuidas sellega läks? Jaa, et see on küll üks asi, mida võib öelda, et see on nii EKRE kui minu üks töövõite, et seda me kogu selle protsessi käigus, mis seda uuesti siin laual tuli, tõime kogu aeg välja, et seal ei ole midagi sellist, mida ei peaks kuidagi näitama rahvale ja algselt tõesti seda raportit ei toodud välja ka seda siis lühemat versiooni. Mul õnnestus siis lõpuks jõuda sinnamaani, et ma sain ja lugesin läbi selle täispika raporti, mis ma pean tunnistama, oli väga masendav lugemine. See oli väga masendav lugemine. Ma pean tunnistama, et ma arvan, alla keskmise taibukas ettevõtja Eestis oleks paremini majandanud tõenäoliselt seda ettevõtet, kui seda majandati. Ja sealt lähtuvalt tegelikult ei olnud midagi sellist, mille pärast oleks pidanud see kinnine olema. Ja lõpuks siis nii minu kui EKRE survele õnnestus ikkagi see saada avalikuks ja said ka lugeda siis seda lühemat versiooni kõik, kes seda lugeda tahtsid ja näha ja tegelikult ma saan aru, miks seda ei tahetud näidata, sellepärast see näitas, kui juhtimata või missugune otsustusprotsess või otsustamatus tegelikult valdas. Et see on selles mõttes õpiku näide, peaks olema aga ülikoolides tulevikus, kuidas ühte riigiettevõtet juhtida ei tohi ja milliseid otsuseid ei tohi teha. Veebruar tõi kaasa umbusaldusavaldused Yoko Alenderile ja Kristen Michalile, et seal oli, eks ole, see põhiteema oli selles juba, et 3 erakonna esimeest olid kokku leppinud, et nad maksavad tuuleärimeestele 2,6 miljardit. Et need umbusaldusavaldused küll, eks ole, läbi ei läinud, aga kuidas sa näed seda, et isegi oma koalitsioonisaadikud ei tule enam saali toetama oma nii-öelda ministrit? Jah, see kogemus, mis minul on sellest valitsusest, kuhu siis EKRE kuulus, siis peab küll tunnistama, et meil oli igal juhul selline koostöövaim küll, et kui oli tegemistki mõne ministri umbusaldusega, siis alati olid kohal kõik ministrid, mida ma olen vist äkki ainult ühe korra näinud pärast seda, kui EKRE valitsusest välja tuli. Siis tõesti, et näha on, et ega ei tule saadikud kohale rääkimata ministritest, et sellist kokkuhoidvust ei ole. Aga jällegi ei ole saladus, et kui siin rääkida erinevate fraktsioonide inimestega siis ka koridori peal, siis tegelikult paljud ikkagi tunnistavad, et ega nad ei ole tegelikult ka rahul selle poliitikaga, mida aetakse ja mida otsustatakse väga väikeste grupi inimeste poolt siis Stenbocki majas. Et tegelikult see sama 2,6 miljardit ja rohkem tuulikute toetuseks ja nii edasi, et ega inimesed saavad ju aru, et need niidid paistavad läbi, et kellegile ühele või teisele tahetakse kätte mängida erinevaid siis lahendusi ja tegelikult täna oleme olukorras küll, kus energiatööstus või energiatootmine peaks olema tegelikult vabaturumajanduse üks osa, mis peaks täiesti ilma toetuseta toimima ja ma olen täiesti veendunud, et seda tegelikult nii toimiks täna ilma, et me peaksime meeletud dotatsioone riigi poolt ette nägema. Sinu üks väga tabav lause selle kohta, kui peaminister hakkas alavääristama siis tuulikute vastaseid inimesi ja nimetas neid lendavaks tsirkuseks ja sa ütlesid nii nagu naelapea pihta peaministrile, et te olete ise, et teie valitsus on lendav tsirkus ja te ise lendava tsirkuse direktor, et kuidas sellised nagu need tabavad laused nagu sünnivad, et kas see tuleb spontaanselt, et läheb ikkagi nii hing täis seal nagu infotunnis või parlamendis? Ja minu puhul ma olen seda tüüpi inimene, kes väga kõnesid valmis ei kirjuta või selles mõttes, kui ma ka rääkima pean kuskil, siis ma räägin märksõnade pealt pigem ja on inimesed eri tüüpi, mõni inimene teeb omale kõne otsast lõpuni valmis, täpselt ei peab sellest kinni, siis minul need küsimused tulevad pigem ikkagi situatsioonist tulenevalt ja see, kuidas minister või peaminister siis Michal inimesi iseloomustas tõesti, kes käivad ja muretsevad siis tuulikute mõjude ja nii keskkonna kui inimestele pärast lendtsirkuseks, siis see oli nagu nii ebaviisakas Eesti rahva suhtes, et lihtsalt ei olnud võimalik kuidagi mitte ütelda vastu seda ja kui me vaatame seda, mismoodi valitsus käitub, siis tõtt öelda valitsuse suhtes toimiks või täna iseloomustaks valitsus päris hästi lendtsirkus, mille direktor siis meil peaminister Michal on
aga meil on praegu menetluses või tuli meile majanduskomisjoni siis üks ettepanek hakata arutama tuuleparkide rajamist siia Harjumaal, Tallinna ümbrusesse, nii siis merre kui ka maale, nii et see on päris huvitav, et vaatame, kuidas edasi läheb, et ettepaneku majanduskomisjoni poolt me teeme seda siis valitsuses arutada, et seisukoha võtuks seda ettepanekut, mis tuli siis üle 1000 allkirjaga. Et vaatame, et mida siis need samad inimesed, kes siin samas Viimsis ja siin Kakumäe kandis ja kõik elavad, kuidas neile endale tundub, kui siia hakata rajama tuuleparke, et saab päris huvitav olema. Et me ei saa ka sellest teemast mitte kuidagi nüüd üle ega ümber, mis on kerinud siin maikuust ja juunini nüüd välja ja see jääb ka seda nii-öelda kevadistungjärku lõpetama. Kogu see siis digi- ja justiitsministri Liisa Pakosta siis tehtud igasugused need algatused ja et ta ei ole suutnud, eks ole, prokuratuuri ja prokuröre kuidagi nagu vastutama saab panna, et järjest tuleb Pihlakodu ja Südamekodus, eks ole, neid õõvastavaid faktoreid juurde, et mis nagu sinu vaade sellel on, et kaua veel saab selline minister ametis olla? No see on päris masendav, et kui ma vaatan kogu seda tänast valitsuskoosseisu, siis ma pean ütlema, et kahtlemata kõige nõrgem ja kõige vähem reaalsustaju omav nii Eesti riigi kui rahva siis tegelike vajaduste osas on meil siis Liisa-Ly Pakosta. Et me oleme palju seda rääkinud ka, et tegelikult kogu selle koosseisu, Riigikogu koosseisu ja selle koalitsiooni esimene asi, mis läbi suruti, oli siis lastetoetuste vähendamine, eks kõige esimene eelnõu, mis tõi väga märgiline, eks. Pärast seda siis üsna järgmiste seas kohe oli kooselu siis seadustamine mehe ja mehe vahel, eks, või naise ja naise vahel, eks. Et inimesed ei ole ju rumalad, inimesed näevad, et kui need on nagu prioriteedid, mitte ei ole see, kuidas majandus arenema saada, kuidas oleks töökohti ja majandus kasvaks, vaid sellised, kuidas vähendada peretoetusi või luua võimalus ühel teisele abiellumiseks siin samasoolistele, eks. Siis nüüd tulles edasi siin erinevad siis algatused, eks nüüd viimane lõpp siis Tallinna vangla või Tartu vangla see toomine, siis välisvangide toomine. Rääkides inimestele, kuidas see Eesti julgeolekut hakkab siis suurendama, et kuskil maal on nagu rumalal jutul piirid. Et tõesti, seal võib olla mõni argument, et kui on ruum tühi ja räägitakse, jah, et võib-olla kasutame ära mingid ruumid edasi, kuigi küll me leiaksime sinna palju parema rakenduse. Aga rääkida seda, et see suurendab Eesti riigi julgeolekut ja parandab tööhõivet ja sinna juurde jutt, et need samad inimesed 400 valvurit juurde ei konkureeri politsei või päästeameti või kaitseväega samade inimeste nimel. See on lihtsalt nii rumal jutt, et ausalt öeldes on iseenesest piinlik kuulata, et minister peab nii rumalaks Riigikogu liikmeid siin, et sa tuled seda juttu rääkima. Et äärmiselt nagu ebakompetentne ja minu arust üldse mitte mõistev, mis on selle ministri nagu vastutusala või milleks ta midagi teeb, aga üldine probleem on see, et minu arust praegused ministrid paljuski tegelikult ei saa aru, et nemad on poliitikakujundajad. Nad tulevad ministeeriumist ametnike ette antud infoga, kus nad siis soovitatakse tulla ilmselt siia Riigikogusse, katsuda suhteliselt sirgelt seista ja katsuda rääkida soravalt jutt ära, mis on ette anti. Aga nad ei mõista seda printsiipi, et tegelikult nemad on poliitikakujundajad, kes tegelikult peaksid just need otsused vastu võtma ja laskma ametnikele ellu viia, mida on Eesti rahval ja riigil vaja. Ja, et üks minu meelest selle valitsuse selline iseloomujoon ongi, et nad räägivad, eks ole, et kui vangid tuua, siis suurendab sisejulgeolekut, tõstame makse, jääb rohkem raha kätte. Et nüüd ongi, et juulist jälle ootab nagu uus maksutõus käibemaksutõusuna, et sa kohtud väga palju ju väljaspool oma tööd lihtsalt tänaval, eks ole, telgikampaaniate käigus tavainimestega. Et mis tundega need inimesed nüüd sellele suvele vastu peavad minema? Inimesed ei saa hakkama enam, on aus vastus, mis tänavalt tuleb. Et ma olen hästi palju saanud kirju, saan ka praegu. Täna meil on 17. kuupäev, kui me siin istume. Ja eile oli automaksu esimese siis osamakse tähtaeg. Ja mul on väga palju kirju saanud, kus inimesed ütlevad, et me lihtsalt ei saa hakkama. Meil on autot vaja selleks, et käia tööl, selleks, et pere liigutada ja arvestades kõike seda, mis inflatsioon on teinud viimaste aastatega, mis meie maksutõusud teevad ja mis tulevad veel juurde, aktsiisid on juba tõusnud, eks, käibemaks veel tõuseb ja nii edasi, tulumakseks, siis lihtsalt inimesed ei saa hakkama enam.
aga neid vastuseid tuleb. Meie ju rahandusminister ütleb, et üksik indiviid ei ole oluline, oluline riik ja rahandusminister, kes ei saa aru, et ettevõtjad ja ettevõtlus on see, kes raha toob riigieelarvesse, see ütleb kõik, et nii kahjuks on, et meie valitsus tegelikult ei saa aru, kust kohast tulevad vahendid riigieelarvesse, mida me ringi jagame siis nii nagu vaja riigis on. Et nüüd ongi tulemas, eks ole, kohalikud valimised ja EKRE läheb ikkagi tegema nii koha peal kui, eks ole, riigi tasandil elu inimeste jaoks paremaks, et kuidas sa lähed, et kas sul jätkub seda jõudu ja seda optimismi, et on veel võimalik asju tagasi pöörata? Ma olen alati öelnud, et sellest ajast, kui ma poliitikasse tulin, et kõik, mida inimene otsustanud on, saab ka inimene uuesti ümber otsustada, aga lihtsalt mõnede otsustega on väga keeruline. Mõned otsused on nii suure märgilised või rahalise mõjuga, et hiljem rumalad otsused tagasi keerata on väga keeruline ja pika aja peale. Aga KOV-i valimiste vaates on KOV-id väga raskes olukorras, sellepärast et viimaste aastatega ega siis kõik need maksutõusud, inflatsioon, samamoodi õpetajate palka tõstete, mis on ju iseenesest hea. Me tahame, et õpetajad saaksid väärikat palka, aga paljud olid ju omavalitsustes seotud nii huviõpetajate kui lasteaiaõpetajate kasutajate palgad siis õpetajate palgaga, mis viis KOV-id veel eelarve siis suurenemise ehk puudujäägi poole ja käibemaksu tõus lööb ka selgelt omavalitsusi. Ehk siis tegelikult omavalitsuste vaates on väga rasked ajad juba käes, aga lähevad ainult raskemaks. Ja siia juurde see, et inimesed kaotavad tööd, vähenevad KOV-ide laekumised inimeste maksutulu pealt, et ega tegelikult on väga rasked ajad tulemas, ega ei ole midagi öelda, et ega siin tuleb väga pingutada, et hoida koole ja lasteaedasid lahti ja see saab olema peamine pingutuse väljakutse lähiaastatel. Aitäh sulle, Rene, selle ülevaate eest, istungjärgu eest ja selle täiesti ausa vaate eest ka, mis meil sügisel ees ootab. Aga ikkagi soovin sulle jõudu valimistel ja Eesti eest. Aitäh Eesti eest.